jäägi pauku panna. Tere hommikust, Ken. Tere. Kus sa nüüd tulid lumehangest? Lumehangest, aga sain tulema. Mul hommikul oli nagu beebiga see perearst on ju, raskele mõõdetakse, arutatakse asju. Kaalutakse, mõõdetakse, vaadatakse suhu, tõstetakse üles, alt. Aga ja tehti süsti ka veel on. Vaktsiinid ikka. Ken, sa oled isa. Ma tean, see on täiesti uskumatu, sest mina mäletan seda hetke, kui sina, kui räägid üldse lapsevanemlusest või millest, siis sina ütlesid, et mina küll kunagi lapsi ei saa. Said? Täitsa. Sain kaks. Ei no, you never know, aga öeldakse, aga ma olen väga rõõmus selle üle. Ei, ma saan aru, et sa oled rõõmus. See on super, see mida sa just... See ei ole koerapidamine, lapsepidamine on hoopis midagi muud. Ma tean, et sa armastasid koeri varem. Kas koertega on finito? Koertega hetke on suur kass meil, kes on käitub nagu koer. Selge. Päriselt, ma ei tea veel. Kuule, me oleme Tommy Grillis täna, mis on legendaarne koht. Ja ma tahan, et sa natukene meenutaksid. Mina minu arust Tommy Grill on esimene assotsiatsioon, me teame need inimesed ka kõik virendast teed läbi. Kõik kuulsad muusikud, meelelahutajad, nudistid. Nudistid. Kõik inimesed on Tommy Grilli püsikunded olnud sellepärast, et kuna ta oli hommikul see koht, kus inimesed alati nagu said rahulikult olla. Jah, läksid peale pidu veel. Või osad läksid kohe sinna, et pole mõtet. Ma olen kuulnud sellist lauset, et inimesed läksid Tommy Grilli sellepärast, pole mõtet kuskile mujale minna, see on nagu inimese hommikul näed seal. Kõik tulevad kogunevad lõpus sinna. Pole point, jah. See oli Lõunakeskuses, seal mürgeldati, seal tantsiti. Ma mäletan, et seal on osad muusikud lahku läinud suhtedraamadega, siis leitud uued naised või mehed endale. Laua all oldud, laua peal oldud. Seda kohta ei ole enne enam. Aga ma kuulsin just, et seal on see Viru ringil on ta parinud või? Kas seal midagi tehtud või? See on Viru ringil on üks koht. On siis uus koht on? Trammi peatuse juures. Tegelikult tekivad uued kohad. Ma küsin kohe ära, et kohe küsimusele kirjutage, joonistage meile. Mis on see uus koht, mis on uus Tommy Grill sellisel juhul või? Uus Tommy Grill, kus saab siis olla nii kaua, kuni tahab? Vahepeal oli ka, mäletan, öösel oli see kino all, oli see korease karaokebaar. Aga see oli juba siis, kui Tommy Grill veel oli täiesti nagu läivel kikine. Millise kino all? Plaza all ühes nurgas oli ka veel üks koht, üks teine koht oli, kus oli seal kohti Korea baar. Korea karaokebaar. Seda nurgast ma ei tea. Ma ei ole kindel, et see on see praegu. Just. Ja tegelikult ma tahtsin Viru ringile täna sinuga minna, aga nad ütlesid, et see on nii populaarne koht. Ööpäeva ringselt öösiti ta ei ole enam lahti. Ajad on muutunud, aga ta on nii populaarne koht, et me oleks sinna ära praegu mahtunud. Ehk siis me tulime siia Rocca al Mare keskusesse ja see koht on siin vist ainult aastakese olnud. Ja see on nüüd nendele inimestele, sinusugustele, kes enne mürgeldasid seal Lõunakeskuses. Kes läheb mähkmeid ostma? Nüüd täna läheb mähkmeid ostma, on ju, beebitoitu, kõiki asju, vaatab, mis naine tahab, on ju. Ja siis ühtlasi astub vanade heade aegade mälestuseks läbi ka Tommy Grillist. Ja kell 8 õhtul aegab lahkuda. Just. Aga Tommy Grill selleks, aga kuule vaata, siin on ehtne oliivipuu. Kas ei meenutu sulle midagi? On jah? Ma tulin just naise vanemate juures. Aga kaamera on meil seal ka. Ja, vaatan. Et praegu tegelikult oliive lõigatakse juba, et pidi olema selline asi, et kas oliive lõigatakse. Ma ütlesin, et kevade märk on see, tegelikult soe on juba sellene, mingis rajoonides seal juba lõuna pool peale, Napoli poole Roomast siis Konsa poolene. Ja siis seal on nagu juba tegelikult eelmine nädal juba lõigati ja oliive lõigati. Et see on nagu mingi märk, et suvi kohe tuleb on ju. Et kevad hakkab. Kevad tulema, et see on hästi palju teemaks on neil just ka. Aga järsku me võtame ka käärid kätte ja lõikame. Sa ju armastad. Ma ei tea, kas see lihtsalt lõigati. Ma võin muidugi... Sa Itaaliat räägid hästi muidu või? Itaalia? Ma rääkisin selle naaber on, Marina on üks naaber, kellega ma räägin itaalia keeles, olematus itaalia keeles ja tema räägib olematus inglise keeles ja me räägime, kes me hommikul... Ta on seljaga kaamerate poole. Sa ei oleks nagu üldse produtsent, režissöör, filmitegija, sellepärast sa oled niimoodi kogu aeg. Ei, ma ju süvenesin sellesse nagu teemasse, et kuidas seda õigata tõesti. Oota, ämm elab sul Itaalias nüüd siis? Jaa, ta on keramik. Wow. Ema mul ka keramik on. Ema on sul ju ka keramik. Ta vist veider lugu, veel lähe lugu. Ja vana isa oli, ma pean selle ära ütlema. Ei, ta skulptor. Okei, ma ütlen. Ma ütlesin ise.
vabandust, nii. Aga ühesõnaga, see on selles mõttes on see huvitav, et see on üks teine asi, sest detail on veider detail, mis puudub telesaadet nagu, me käisime kunagi oli niuke nagu veider saade, mis on nagu, kus näidati metsikusi nagu, oli see, ma tegin Eesti leiutajatest nagu, vaata see leiutaja meel on alati huvitav, karakterid alati huvitavad. Nad on natuke imelikud. Nad on selles mõttes heas mõttes imelikud, kui nad tahavad alati muuta midagi paremaks ja mingid lahendus otsivad. Ja ma sattusin, ma olen neid, ma tulin meelde. Ma olin esimeses osas selles leiutajate saates, on Eesti Nokitseb oli see nimi, olin käinud nende kodus. Nokitsemas. Ja minu naise vend oli see, kes oli teinud selle lusika ja mingi efektiga selle asja, et ta peaks välja lülitama, pikendas nagu ülekannetega nagu mingi asjad, tõmbab voodist, tõmbab miks te tule kustu nagu. Aga see elektri nagu kohvi segamise lusikas, ma väga hästi mäletan, mis on olemas, on ikka voolitud lusikas, käib mootoriga käib ringi, et sa hommik kohvi, et sa pead suhkrut segama ja käib ringi, jah. Vau, see oli nagu eelkäija sellele. Ma mõtlesin, kuidas ma olen näinud, ma olen siin kunagi nagu käinud ja ma hakkas olema, et kas sa oled see, ja see oli väga kummaline, et ma mäletan, kui ma sealt ära, siis on Lõuna-Eestis, see Varstus on põhimõtteliselt Võrust veel alla, sinna Läti piiri äärde, niisugune nagu, päris metsik rajoon. Ja põnev. Nii. Ja siis ma olen siin käinud ja kuidagi, ma hakkas tulema, siis ma julgesin küsida nagu, ja läkski kõik kokku, nagu pilt läks kokku, nagu mäletan isegi emotsiooni, ütlesin, hästi toredad inimesed olid seal, hästi huvitav oli ja ma mõtlesin, hiljem nende peale olen mõelnud isegi nagu paar korda. Oota, see oli nüüd sinu Anette poolsed vend. Anette oli kodus küll. Aga kus Anette oli? Ta oli beebi mähkmetes alles. Ja siis ta oli mähkmetes äkki? Ei olnud siis ta mähkmetes, siis ta oli ikkagi suurem juba. Me peame rääkima sellest, et sina oled 50, tema on 30-ndates. 33, no 20 aastat vahel. Jah, 20. Ja varsti oled sina mähkmetes ja tema peab sinu eest hoolitsema. Tead, mis juhtub vanade meestega ja noorte naistega? Vanad mehed on mähkmetes ja noored naised hoolitsevad. Ei ole nii, ma ei usu. Ma vaatan ikka, see vanuse teema on üldsegi nagu overrated viimasel ajal nagu on. Mina arvan ikkagi tegelikult, et kõik on nagu, ilus mõte muidugi, aga kõik on peas kinni nagu on. Et nii kaua, kui sul endal on huvitav, oled sa ikkagi endiselt nagu laps oled mingil määral või oled sa nagu uusi asja avastad, nagu katsetad on ja siis on nagu kõik hästi. Et selles, et sa oled vana sellel hetkel, kui sa uut infot annab peale teha või sa arvad, teine hullu midagi see, või sa arvad, et sa kõike tead, et sa oled hirmus tark. Just. Et see on kaks asja ja siis sa oled vana, siis sa oledki nagu, siis tuleb see... Alati tunnistad, et oled loll. Lihtne on alati loll olla nagu on ja uudishimulik loll olla, ideaalne kombo. Aga sina näed endiselt välja nagu 25. Ma olin kreemi. Sa olid kreemi. Ma olin, ei, Ja, selge. Las ta ole, me hakka ripsetama. Võtame kohvi ka või? Me hakkame kohvi jooma, me hakkame sööma, ma näitan sulle menüüd ja siis me hakkame rääkima. Oota, toidu kohta ma pean ikkagi küsima. Sellepärast, et mind hämmastas kuskilt, kas ma lugesin või nägin kuskilt või sa rääkisid seltskonnas, et seda sa ei oleks ka iialgi uskunud, et ma räägin nüüd Lumist, kes on täna 15, on ju? Jah. No see oli või mingid aastad tagasi, siin kui ta oli noorem, käis koolis, läks kella 8 kooli. Sina kargasid püsti, tegid lapsele hommikusööki ja tundes ja teades sina ei söö hommikusööki tavaliselt. Et kuidas sa selliste, ma ei kujuta Ken Saa ja Aaka pudrukaussi. See on lihtsalt nii valik on nagu on. Okei, pudru on mingi meeldib, ma olen kiitasanud väga hästi. Ma olen lihtsalt mingid asju, ma saan aru. Oskad pudru teha? Ma oskan nii ja naa, ma saan aru loogikast, mis see tähendab, kuidas maitsed segunevad, kuidas huvitav olla, kuidas seda nagu, vaata serveerida, kui ta oleks... Ilusasti, et laps sööks. Et ta ei ole nagu, et sa saad seda teha nagu esteetikas. Ja samas on võimalus ka sellised asjad nagu, võtame Vahemereaased toidud, mis hästi lihtsalt on, õrnad mozzarellat, mis on samad võidud toitaneid, õrnad väikest tomatit on, basiilikut on, kas sa liiveli vähem on ja sul on väga hästi juba lapsega nagu on. Kas sa tahad sinna resti juurde teha midagi mida iganes. Saad hakkama. Saan hakkama. Nii, aga beebiga veel ei ole muret, sellepärast beebi veel ei söö päris toitu. Ta ikkagi juba, ta on hästi huiline. Ta sööb ikkagi juba. Me oleme ikkagi tegelikult, tal on osa oma pesikmenü. Tal on siis ema piim on ka veel enne, mis on väga hea, sellepärast, et sööb nagu inimese nagu tervena.
ja siis on tal juures, ta ikka proovib igast asju, noh, ma olen parmesani, mingid asju proovib leiba, ütlesin tänast tõi kodus ära, et enne kui ta paned, et too leiba ära, too seda teraleiba, too seda peeneks jahutatud jahuga leiba, et see on nagu see, et tundub, et Ruule leib väga meeldib, mis on väga hea. Ta ei ole huvitav maitsel, nagu on, vaata beebis perspektiivist on, kui sa hakkad leiva maitsel, võtad lahti, nagu ta ei ole magus, ta ei ole... Aga ta on huvitava maitsel. See on tuur, noh, tšabatad ja need kõik on nagu, noh, juba obios on lastega, nagu need on asjad. Ja, aga mis ma vaastasime, ta oli Itaalias emaga, nagu on, tagasi, mina tulin varem tagasi tulin, ja ta oli niimoodi, et ta on oma laud, ta siis kavandab seal, nagu ta on hästi sõnakas, no verbaalselt nagu, jõuline, ütleme nii. Ja siis ta nagu avast ära, et see sööks, aga siis ma avast ära, et neil on suured koerad on seal, üks on siis Labrador ja üks on siis Dobermann. Ja siis ta nagu salaja, mis nad ümber käib, vaata, nemad käivad alati ümberringi, nad köögist välja aetud, nad alati vaatavad, kui ruukab sööma, see on alati hea, nad saavad alati nagu kõrvalt nagu kätte midagi üritavad kätte saada, ümber selle tooli. Lapse või? Koera, nad on ju suured, laps on nendest väiksem. Ja lipsivad. Lipsivad, last, see on ju ohtlik. Ei, no okei, point on selles, et nad korjavad ümberringi ära, aga... Nad on nagu tolmuimed. Ja, täpselt nagu see... Ja samas siis ma avastasin, et Ruusalaja kannab nendele nagu... Süüa. No armas, siis nad on sõbrad. Või tundus ka, et ta nägi just täna just ka, et see hästi oluline lastega, kus tundub, et teil on mingi link või kokkupuude läks nagu nii-öelda... Päris elu, päris loomadega, loodusega. Et see on ikka empaatiavõimet ikkagi väga tugevalt. Ma tunnen, see on aru saadav, et täna telekast nägi juhuslikult, et telekas oli käis, oli seal mingi looma eest mingi kaadel, siis ta kohe oli niimoodi Velevil nagu oli valid, nagu vibu on, mis seal on. Lähme vaatame menüüd nüüd, mine sealt poolt. Okei, nii. Ma tulen sulle järgi. Tommi grilli menüüga ja meenuta nüüd, kas siin on midagi, sa ei söönud kunagi Tommi grillis, kõik jõid ju ainult. Snäkki võib-olla oli. No mida sa tahaksid? Telli midagi siit. Ma ei soovi. Kas tema ise, kohvi ma võtan nagu nii, aga tema omanik soovitas siin grillitud pardifile. Ma partis tegin mingi terva just. Seda võtta siis, aga koha? Koha on väga lahe kala ja kindlasti on... No aga vaata edasi. Koha tundub, et koha nagu kohalik on ja on kohalik. Et äkki koha siis või? Koha tundub selles mõttes, on ta selles mõttes nagu ta kohalik kala. Et alati öeldakse, kulinaaris öeldakse ka seda asja, et mida lähemal, see on nii-öelda rotisöörd, mida lähemal, et see on parem, et kas meri on siit ju nagu vana... Arvad, et see on meie meres see koha või? Peab, võime küsida ju. Jah, ma küsin kindlasti. Aga ta on ikkagi merest, sest meri on seotud, meri on alati lahe koht ka, et kui paned näppumale merre, siis mõtled, okei, see ühendab need kohad ära, see meri on igal pool ühendatud, nagu ta ütles, et see loogiline, merel on üldsegi nagu niisugune vesi. Kus juures hästi huvitav on see, Peksun segast või? Ei, sa ei peksnud segast. Ma lihtsalt tahan öelda, et Tommi grillis on huvitav see, et vaata, siin on kahte sorti inimestele nagu toidud. On need kebaabi, purksi ja friikate inimesed. Ja see on see hommik on ja see on see klassik, mis on see õige. Joodikute menüü. Ei pruugile joodikud, lihtsalt on nagu võib-olla inimesed, kes tahavad edasi rääkida. Hangover. Ja midagi sellist. Ja see on siis nagu see uus mingi see... Pearoel nagu peenematele ja vanematele inimestele. Mida üritatakse siis püüda nagu seda klienti nagu on ja selles mõttes siis nagu, et huvitav, jah. Huvitav ja oota, vaatame, kas magustoitu ka. Kas sa magustoitu sõber oled üldse või? No, ma mõelda magus. Suve šokolaadikook on jälle sõi. Eile ma sõin, kui istusin, sain kokku, mõtlesin, ma süüa ei taha, siis mõtlesin, koogi võtsin. Kellega sa kokku sõid? Mariaga sõin kokku. Maria Rahuga. Okei. Maria Avjuško. Endise nimega. Te hakkate mingit asja tegema või? Ma ei saa rääkida kõik asja. Nad hakkavad Maria Avjuško Maria Rahuga tegema mingit nagu rahulikku asja. Me arutasime asja. Meil on nagu selles mõttes, me saame asjadest mingit asjast samamoodi aru. Meil on mõlemas nagu see vene keel, Venemaa natuke maailma vastu, selle kohta, selle eksiili kohta. Meil on selles mõttes nagu mingid kattuvad hästi palju asju nagu uiskalal on, aga nagu on. Et teil hakkab nagu looma midagi, okei. Sellest me räägime oma pikemas intervjuus. See ei ole... Ei, me ei räägi rohkem sellest. Lihtsalt paneme pealkirjaks, et susiseb. Ei, ma ei kiusa sind. Kas sa valisid välja koha? See koha on kohalik. Ma küsin. Mine lasta me küsin. Kas see koha, mis teil on, ta on nagu mingi kohalik koha või ta on kuskilt mingit koha, mis kasvandusega... Kas ta on kasutatud või kohalik? Ei, see vahet ei ole.
Ühesõnaga, 45 minuti pärast too 2 koha. Ta ei ole hommikukoha. Kas sa ei ole hommikust veel söönud või? Ei, olen. Selge. Nii, aga meie istume nüüd maha, sina istud siia, võid naksatasid seda, võid võtta vett ja me hakkame rääkima põnevatest asjadest. Pane telefon kinni, sest tuli välja, et üleüldiselt ma hakkasin loetlema neid asju, mis sa oled teinud. Sa oled ju nüüd dokumentalist meil, tõsielusaadete produtsent ja režissöör. Ja ma hakkasin loetlema, tuli välja, et ma isegi pooli asju ei tea, mis sa kõik teinud oled. Et sa oled nii käbe vend ja sa ütled veel, et sa oled vähe teinud. Ei, sa oled palju teinud. No ma põhimõtteliselt teiste asjade vahel nagu enne, kuidagi ma tean mingid asja nagu mingid asja mõtled ja lõpuks tuleb see uraka vist. Siis tekib sulle, sa tahad juba nagu väga teha. Aga räägi kõige tähtsam, ma eelvideos veel mainin ära, üle parda, eks ole. Sama asi. See on vana narkomuulad. Iidamast saadavast asi. Salaja piiril. Ei ole ju Iidamast. See tuli veebruaris. See on eelmine aasta veebruar. Jah. Nii. Edasi, mis sul veel oli? Sul oli veel ju see... Siis on see Mullist välja. Mullist välja, jah. Venelased. Kus me võtame, viime nagu inimesed kogevad, mis on tõde nagu on. Ja, aga sellele tuleb järg ka või? Jah. Aga see on saladus. See on natuke saladus. Saladus, nii, tuleb välja. Mullist välja tuleb välja. Aga, ja Vjuškoga tuleb? Seda ma ei saa veel. See on nii asi, mis me nagu mängime. See on lihtsalt nagu alles mängid. Alati midagi on veel, et mingid asju, huvitavad asju, mis mõnikord ise kutsutakse, et kas sa tahad nagu, ja nüüd üks kutsad oli ka, mis on meil jälle omakorda. Jõuame. Me jõuame selleni. Ühesõnaga, me teeme väikse apsu, joome väikse kohvi ja siis jätkame pika intervjuuga Keniga ja võtame siin natukene tükkideks sellepärast, sest sa oled muutunud mees, sa oled nagu... Samas sa oled nagu see vana hea Ken ja samas ma nagu kuidagi ei suuda sind panna sellisesse nagu raami, perekond, lapsed, kodu, teen süüa, Itaalia, oota Keenia ka veel. Keenia ka veel natuke. Okei, sellest me räägime oma järgmises intervjuus. Aga Keenias ma kohtusin oma praeguse naisega nagu on ja lapse ruu emaga nagu on ja omakorda, et kõik on nagu, kõik on ju nagu... Kõik on ühenduses. Kõik on kompas enne nagu. Imeline. Vot sellest kõigest me räägime. Tervik, selles mõttes nagu, jah. Jumalik. Olen rahul.